kive koristan. Kynna, 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 päästä päivä. Kynna, kynna, saakki koristan. Maa parandajat maad on parandanud ja soid on muutnud vilja kandvaks maaks. On aretajad sorte aretanud, et üha rohkem saakis jälle saaks. Kynna, 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 päästä päivä. Kynna, kynna, kive koristan. Kynna, 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 päästä päivä. Kynna, kynna, saakki koristan. Säästän, mä sinua, mä vilistän. Anna pinta, ära pukka, mürisegu kõik masinal. Filmitriloogia Kivisahka esimesel vaol. Harisime muinasõjapõlde, proovisime Jakobsoni aegset pöörussahka ja meenutasime Eesti legendaarseid künni ning adramehi. Ja nüüd asume ajama teist vagu, mis pööraks pinnale laiemale avalikkusele vähem tuntud adramehed ja Eesti Künniseltsi 70-aastase tegevuse. Tuntakse ju ikka rohkem huvi meie tippsportlaste esinemiste vastu, jättes põllumeeste pingutused tihti väärilise tähelepanuta. Ajalooanaalides aga seisab, et Eesti künnimeeskond osales esimest korda ajaloos künni maailmameistrivõistlustel Norras 1989. aastal ja seda sinimustvalge lipu all veel enne riigi taas iseseisvumist. Probleeme jätkus ja tundus, et eesmärgi nimel minnakse või läbi Hallikivi. Suur ja lagunev N-liit tegeles hinges püsimisega. Ametlik künniselts oli aga veel loomata. Võistkonna adrameesteks sai Urmas Lees ja Elmar Veski, eestvedajateks Arvi Tammel, Ants Laansalu, Väino Tanvel ja teised. Soomlased aitasid atrade ja nõuannetega, siit-sealt korjati raha kokku. Esimene jõuproov maailma tippkündjate keskel polnud kergete killast ja tulemusedki tagasihoidlikud, kuid kogemused ja elamused olid erakordsed. Koju jõudes oli vaja vormistada ametlikult künniselts ning panna paika lähemad ja kaugemad eesmärgid. Eesti Künniseltsi 70-aastane tegevus on talletatud seltsi künnituppa Jõgevale, kus saab dokumentide, fotode ja videofilmide kaudu väga hea ülevaate Künniseltsi 70-aastasest arenguloost. Künninurga loomisel on suuri teeneid künnivõistluste kroonikul põllumajandusveteran Väino Tanveril, kes kaamera ja fotoaparaadiga jäädvustas aastate pikku Künniseltsi ajalugu. Sellest arhiivist pärinevad ka paljud meie filmi ilmestavad tagasivaated. Põhikirja järgi siis Künniseltsi põhiülesandeks on maa künnivõistluste korraldamine, künnikultuuri säilitamine ja edendamine omal maal, künnioskuste propageerimine ja parimate kündjate suunamine siis maailma künniorganisatsiooni poolt korraldatavatele maailma künnivõistlustele. 70 aasta jooksul on Eesti kündjad osalenud vahelduva eduga enamusel maailma tippkündjate jõuproovidel ja vaid 3 korral on rahapuudusel tulnud koju jääda. Oleme jõudnud üldiselt nii 10-15 kündja sekka viimasel ajal. Meie kõige paremad saavutused on 6. koht Rohumaa künnil, Maitpajo ja 6. koht Kõrre künnil Jüri Lai. Need on väga kõrged kohad, väga tähelepanuväärsed kohad ja see näitab, et me ei jää mitte millegiga maha maailma parimatest kündjatest. Tippkünni kvaliteet on võrreldav suurspordisaavutustega. See eeldab parimat tehnilist varustust, aega treeninguteks, harjutusplatse, nõustamist ja kindlasti raha. Kui maailma parimad künnimehed lihvivad oma oskusi enne suurt tuleproovi 1000 tunde, siis meie mehed näpistavad palgata puhkuse arvelt vaid loetud päevi. Põhitööst vaba aeg aga kulub võistlusatrade täiustamisele.
No koduelule ta ikka mõjub, sellepärast, et ega teda siis suurt toa juures näha ei ole, ikka on ta põllul ja õhtu kaua ta siis nokitseb adra kallal. Mina ikka kogu aeg olen ikka mõelnud, et kui ta seal Uus-Meremaal käis, et ta ehitas oma adra ära ja sai valmis ja mõtlesin, et nüüd on rahu maa peal, et nüüd on ader ehitatud ja nüüd käime ja võistleme kogu aeg. Aga ei, seda hullu. Tuli sealt tagasi ja ütles, et ma pean hakkama jälle atra ehitama, et siis, ma tundun, et see on lõputu ehitamine, et kogu aeg tuleb uusi mõtteid ja kogu aeg tuleb täiendada, et see ei ole nii lihtne. Võistukünd ise on aga karm töö, ega ei andesta kõige vähematki eksimust. Kui avavao ajamiseks antakse 20 minutit ja seda hinnatakse 10 kohtunike poolt tund aega, siis 2 tunni 40 minuti pikkune põhikünd sisaldab endas hulgaliselt täpseid normatiive. Künni MM-i peetakse 2 võistlusklassis, pöörd- ja tavaatradel, ühel päeval Kõrrepõllul, teisel päeval Rohumaal. 10 künnielemente kokku liites on võistlejal võimalik kohtunikelt koguda mitusada punkti. Oma osa on siin künnimaa tasasusel, kividel, niiskusel, ette nähtud ajavaru ja paljudel muudel teguritel. Ja pole eriti liialdatud, kui öelda, et ennem läheb kaamel läbi nõelasilma, kui kuldader ja poodiumi koht kündjale kergelt sülle langenud. Muidugi esineb künni hindamisel ka lahkarvamusi. Üks asi on ader, üks teine on kündja, 3. asi on kohtuniku, 4. on kõik konkreetsed tingimused ja kõigi nende komponentide kokku sattumine ja sobivus viivadki paremale ja kõrgemale kohale, aga kogu selle eelduseks on muidugi väga tõsine ja järjekindel töö. Tööd pole aga peljatud. Seltsi pikaajaline eestvedaja Arvi Tammel on saarlasele omase visadusega tegelenud künnivõistluste eestvedamisega üle 40 aasta. Huvi masinate vastu tekkis tal juba poisikese põlves. See jätkus Eesti Põllumajanduse Akadeemias, siis Helme ja Kuremaa põllutöökoolides, majandites, firmades. Sügavad jäljed Eesti Künniseltsi tegevusse on jätnud ka seltsi kauaaegne president, tänaseks manalasse läinud Ants Laansalu, kes kuuludes maailma künniorganisatsiooni juhatusse oli alaliseks sillapeaks Eesti künnimeste ja suure maailma tegijate vahel. Uhkustundega mindi ka 2003. aastal 50. maailma künni MM-ile Kanadasse. Maailma künnimeistrite kõrge võistlustase on pannud meie mehi lisaks enesetarkusele otsima nõuandjaid ka väljaspoolt. Viimasel 2 aastal oleme me importinud ka künnioskusi seda Šotimaalt ja 2 korral on meil olnud treeneriks Ian Daniel, üks Šotimaa tuntud künnispetsialist. Ja tõepoolest tema poolt antud näpunäited, kogemused, need on meid erinevad sellest, mis on meie kündjad omandanud, kuid teiselt poolt need on ka väga väärtuslikud. Need on need peened nüansid ja kui neid jõuaks meie künnipoistele edasi anda ja need kinnistuksid, siis
võiks loota, et need kohad esimese 10 hulgas oleksid sagedasemad. I am here to help Estonia. Tulin Kehtna künnimehe Kaspar Järvala kutsel Eestisse Šotimaalt, et mehi võistlukünni eel aidata. Nad on võimekad kündjad, kuid peaksid pöörama rohkem tähelepanu pisivigadele, eelkõige adra tundmisele, mis määrab kokkuvõttes lõpptulemuse. 2 aasta jooksul olengi püüdnud jagada oma kogemusi ja loodan, et see ka tulevikus rohkem kasu toob. Jääb lisada, et Jaan Daniel on 4-kordne Šotimaa meister kündmises ning tegelenud tippkünniga üle 50 aasta. Meie kündjate arengut takistab ka see, et meie kündjatel puuduvad oma isiklikud adrad ja isiklikud traktorid, mis seisaksid nendel seal kuuris ja igal sobival hetkel oleks võimalik nii neid kasutada ja künda ja harjutada. Üks värvikamaid näiteid oma traktori otsimisel on Kehtna künnimeistri Kaspar Järvala lugu. Masinameestel on tihti kombeks vanaraua hunnikutes sobrada ja sealt mõni kasulik rauatükk kaasa võtta. Kord Šotimaal tööl olles nägi Kaspar Järvala prügimäel vana traktori ronti, mille kabiinist oli rohigi läbi kasvanud. Tagantjärgi on raske uskuda, et selle vanaraua hunniku muutis ta korras traktoriks, millega uus Meremaa künni MM-ile läks võistlema. Alguses, kui sai sellest traktori ostust nagu rääkida sealt vanarauhunnikust, siis omanik Niil Kuutsman vaatas ka silmad punnis peas, et kuule mees, et sa oled ikka päris nagu ära keeranud, et see traktor on ju vanaraud ja täitsa katki. Aga ma jäin enda jaoks kindlaks ja tõime ta Eestisse, kulutasime hulga raha, tegime ta korda. Nüüd on traktorid ära lisatud küljest kõik, mida künnivõistluseks vaja ei ole. Need lisad, mida künnivõistlusel vaja on siia külge pandud. Rattad on nüüd lõpuks täpselt seal, kus nad olema peab. Rataste laius on sama. Nii et nüüd on nagu mitu aastat olen saanud harjutada ühe ja samasuguse traktoriga. Kõik kangid on täpselt käe järgi. Omaette ooper on võistlukünni finantseerimine mittetulundusliku künniseltsi tingimustes. Masinate müügifirmad on küll reklaami huvides seltsi ettevõtmisi toetanud ja ka riigi õrna puudutust on kohati tunda, kuid sageli sellest ei piisa. Kui 2010. aasta kevadel taheti uus Meremaa künni MM-ile minna, tuli traktorid ja adrad juba talvel Meritsi maakera Kukla poolele saata ja see ei olnud kerge ega odav lõbu. Oi, see viimisele vist minu arust läks veel, nad panid ju hinda otsa nüüd. See läks peaaegu topel. Künnikummardajatest aatemehed käisid korjanduskarpidega ringi, nii nagu kiriku vöörmündrid, et oma künnimehi sent ja kroonhaaval toetada. Muidugi isiklikud tutvused aitavad ka väga palju. Kasparil on selles suhtes tutvusringkond küllalt suur olnud ja sõpru palju ja sõbrad ja sõbrafirmad aitavad. Nii et ega ta tuleb, jah, ega ta keegi korraga summat välja ei anna. Kortermaja pensionäärid panid igaüks 200 krooni vist kokku ja lõpuks said 5000 krooni ja toetasid mind 5000 krooniga. Üks õige riik, kes tahab, et tema elanikud söövad kodumaisest viljast tehtud leiba, võiks ikka kindlasti rohkem toetada. Ma ütlen veel kord, et see raha ei ole suur. Kui me vaatame siin mingeid kultuuriüritusi, siis neid sponsoreeritakse päris tugevalt ja eks siis see kündmine ole ka üks Eesti kultuuri osa. Eks see võib-olla ripub ka ära natukene sellest teavitamisest, ega linnarahvas, kes pole võib-olla aastaid maale saanud, ei tea sellest künnist mitte midagi, et tuleb kindlasti teha tööd ja ma arvan, et tuleb teha ka tööd otsustajate, Riigikogu liikmete sees ja võib-olla siis see asi paraneb. Mäletame neid võimsaid künnivõistluse Eestis, kus
Künnimeistrid olid ikka nagu rahvuskangelased, keda tunti, keda hinnati ja selle tõttu ma ütleks ka, et kündu kunst. Künna, päästab välja, künna, korista. Künna, päästab välja, künna saabki korista. Lisaks sellele on väga oluline koht ka meie moraalsetel toetajatel, need on nõnda nimetatud fännklubi. See on üks seltskond künnihuvilisi, kes aastalt tulevad ka maailma künnivõistlustele vaatama seda maailma tasemel huvitavat üritust ja kaasa elama meie Eesti kündjatele. On huvitav ikka näha maailma tasemel kutsemeistrite tööd, sest ikka kui see maamehe seisus vahepeal Eestis nii maha tehti, siis seda maailmameistrivõistlustel näha, kuidas on põllumehed mujal maailmas auses, see oli ikka väga meeltülendav. Minul on see siis siin praegust 16. Siis need väga erineva aspekti pealt hinnata. Kui me oma grupiga Eestist välja tuleme, no siis on kaks momenti, et üks on see võistluste korraldus ja see võistluste juures on kindlasti üks asi, nagu ma ütlesin, et see kutsemeisterlikkuse hindamine ja mõõduvõtmine. Teine asi on see suur rahvusvaheline melu ja kindlasti on see selle riigi korraldaja, riigi põllumeeste üks suur pidu. Ja seda on huvitav jälgida. Kindlasti jääb Keeniast meelde see veel, et seal tuletatakse, seal oli ju see nende suur riigipea Arab Moi oli ainuvalitseja üle 30 aasta ja kui siis seal pustas või mitte, kuidas seda nimetatakse, või savannis, kus need võistlused toimusid, kui hakati siis lahti kerima punaseid vaipasid, kui riigipea tuli ja koorid laulsid hümni temale. Et igasugust toredaid asju. Erinevate riikide kogemused suurvõistluste korraldamisel pakuvad aga huvi nii meie ametikoolide kui künniseltsi juhatusele. Me tegelikult olemegi Olustvere meestega koos, et arutame, kuidas Olustveres paremini korraldada künnivõistlusi ja me õhtu ikka võtame kõik punktid läbi, mida me oleme siit uut leidnud. Et eks see väike õppimise aeg on ka, et kuidas paremini oma künnivõistlusi korraldada ja kuidas noori ligi rohkem tuua. Külvata, lõigata, peoõhtul hõisata, taskusse torgata käe. Jätkusuutlik põllumajandus algab kaugelt ajaloost ega näita ükskõikset suhtumist esivanemate töö vastu. 2011. aasta Rootsi MM-il võis näha ka Põhjamaade künni ajalugu ja külastajate suurt huvi selle vastu. Tundub, et austus maaharijate töö vastu on viikingitel veres läbi sajandite. See on omaette vaatepilt ja see on omaette meisterlikkus, mida sa näed seal. Traktoriga künd on tunduvalt lihtsam kui hobustega ja hobuadraga kõnd. Ja muidugi need vanad traktorid nii siin sajandi, eelmise sajandi algusest ja need vanad adrad, mida on säilitatud, mida on hoitud. Nii, see on kõik ju järgnevatele põlvedele, see on ajalugu. Nii nagu tippspordis, nii määrab ka meisterkündjateks saamisel tulemuse, visadus ja traditsioonid. Poodiumikohtadel võtavad juba aastaid kuldatru vastu Inglismaa, Šotimaa, Iirimaa, Rootsi ja teiste maade põliste dünastiate meisterkündjad.
Aga eks meil ka võib mõningaid näiteid juba tuua isalt pojale oskuste üleandmise kohta. Mait Paevo on jaganud oma poja Margole väga tõsiselt neid kogemusi ja teadmisi ja Margo on praegu ikka üks noor ja andekas künnimees, nii et sellele andekusele veel töö juurde on meil täitsa potentsiaal olemas edaspidiseks. Aga kas isa on olnud sul niisugune karm õpetaja ka või on nii, et piitsab räänikit? Ei, no ma arvan, et need, mis sealt sõnad on tulnud, et need on nagu asja ette läinud, aga noh, ütleme, et nii, et kõik on tasakaalus nagu. Peresid, kus veri on rähnipoja puu otsa viinud, on meil teisigi. Kõik algas sellest, et isa oli Vene ajal siin Kehtna koolis künnivõistlustreener ja siis kuna mul ema töötas Raplas hilis õhtuteni, siis ma pidin isaga kaasas käima põllu peal, kui ta poisse õpetas. Ja tollel ajal ma ei jaganud sellest künnivõistlusest ega asjast midagi, aga samas huvi mul mingisugune pisik sisse jäi sellest. Jüri ja Piret Laiperes on sirgunud noor künnimees Kristjan, kes pöördatrade vabaklassis on ilma teinud Eesti künnivõistlustel. Isade ja poegade edu kõrval on igal aastal künni MM-idel jagatud Lorbeeribergi ja Kuldtatru Austria noortele künnimeestele. Pool naljatades on öeldud, et Austrias olla 2 populaarsemat rahvusspordiala, suusatamine ja kündmine. See leidis tõestust ka 2011. aasta künni MM-il Rootsis. Ma olen nendega rääkinud, et kuidas see võimalik on ja siis nende jutt on see, et 5 kuud nad harjutavad hommikust õhtuni, neile makstakse palka selle eest, neil on tiimimehaanikud, kes on aastaid olnud mehaanikud, nende treener on vähemalt 10 aastat koolitanud maailmameistreid, neil on alati kaasas mingi paar-kolm aastat tagasi võitnud maailmameister, kes kõik jälgivad, mida see noor võistleja teeb. On meilgi aeg austerlastelt mõõtu võtta ning isade ja poegade koostöö korraliku künnikoolitusega siduda. Seda enam, et noorte hulgas huvilisi leiduks ja kogenenumad sõbradki võivad abiks tulla. Minu nägemus on praegu see, et loon enda nimelise künniklubi ja võtan selle alla paar noort kündjat, keda ma hakkan õpetama. Üritan siin seda künnivõistlust populaarsust siin Eestis tõsta, et käia võimalikult palju erinevates maakondades, teha demonstratsioonkünde. Tundub, et aastalt jälle tuleb nagu võistlejate arv nagu suureneb ja noori poisse tuleb juurde, et selles suhtes ma loodan küll, et see ainult kasvab ja mina teen küll endast kõik, et Eesti kündjad jõuaks sinna ikkagi esikümne sisse, kindlalt esikümne sisse kündma. Kogemuste jagamine ja sõbralik toetus on olnud künniseltsile omane ka Soome ametivendadega suhtlemisel. Esimest korda käidi põhjanaabritega rinda pistmas Uusimaal, kus kivikõvadel ja pargunenud põldudel tuli tunnistada võõrustajate paremust. See ei andnud aga hingerahu ja 2011. aasta augustis kutsuti sõprusvellet Tormasse vastukülaskäigule. Sündmuse pidulikkust rõhutas hea ajastus Karl Robert Jakobsoni 170. sünniaastapäevaga. Meie meeskond tavaatradel Margo Pajo, Raido Kunila ja Kaspar Järvala andsid kodupõldudel parima ja tõid võidu Eestisse.
meie teise filmivao lõpus pöörakem aga pilk tagasi meie künnikultuuri aatilise isa Karl Robert Jakobsoni juurde, et saada temalt tuge meie põllumehe töö väärtustamisel. Meie giid Neidi tegi kevadel ekskursiooni ja siis ta küsis laste käest, et mida te teate Jakobsonist. Ja lapsed ütlesid, et Jakobson oli mees, kes rääkis rahvaga. Ja teate, mulle see mõte väga meeldib. Ja tundub, et see laps nagu tabaski selle olulise ära, mida me võiksime seostada Jakobsoniga tänapäeva. Ta on kirjutanud niimoodi, et maa, mille pinnal me kõnnime, on ühtlasi meie ema, kes meid toidab ja katab ja lõputus külluses meile seda annab, mis meil elutarviduseks ja saargiks vaja on. Kirjaread Deborah Vaarandilt. Kahjas punased, paatjas punased seisavad klaasi all mullad. Lõigud inimkudedena õrnad, puutumatud paljastatud siin. Peaks kui kõnelema tasa hääli, hingamisi ainult sõnuma Eesti mullad. Oi sind suurt võlurit, kõik töötad sa ümber. Väärammu muidugi ja silmavee soola, tiksesajatused ja piitsaplaksud, isade luud ja sõjatallerite tuha. Ja kõik higi selle heleda ja kõik vere selle vägeva. Kõigest tead sa midagi. Mullasse kirjutan maa, read mullas täis kivide vaeva, mullasse kirjutan read. Ukstele üle taeva. Põld on mu põrgu ja paradiisi aed, kui koju saan augusti öödel. Elada hea, siis kui asja eest läheb vaev ja kõigile on tarvis sinu töö.